Tere! Siin on Brüsseli päevik koos Yana Toomiga. Kahjuks on mul jälle harvad uudised ja asi pole isegi droonis, mis põrkas kokku Auvere elektrijaama korstnaga. Võrreldes eksinud drooniga on palju hullem sõna, mida majandusteadlased Euroopa majanduse kohta üha sagedamini kasutavad. Stagflatsioon. Kõik teavad, mis on inflatsioon ja tööpuudus. Tavalises olukorras liiguvad need nähtused vastassuundades. Töötus langeb, inflatsioon kasvab. Inimesed viivad raha poodidesse. Töötus kasvab, hinnad langevad. Ostjad on vähem, aga kaupu tuleb müüa. Et mõlemad hädad piinaksid majandust korraga, seda normaalsetes tingimustes ei juhtu. Aga meie oleme praegu normist väga kaugel. Meil on tegemist pakkumise šokiga. Kui nafta kogus turul järsult väheneb ja selle hind tõuseb, siis tekibki stagflatsioon. See sõna ilmus alles pool sajandit tagasi ja muide samuti Lähis-Ida konflikti tõttu ja veeteede sulgemise tõttu, mille kaudu naftat veeti. Araabia Iisraeli kuuepäevase ja Jom Kipuri sõdade käigus sulges Egiptus Suessi kanali ning OPEC-i riigid lõpetasid nafta müümise USA-le ja teistele Iisraeli toetanud riikidele. Nafta kallines, majandus aeglustus ja algas enneolumatu õudusunenägu. Ühelt poolt kõrge inflatsioon ja teiselt poolt kõrge tööpuudus. Stagnatsioon pluss inflatsioon võrdub stagflatsiooniga. Ja see kriis ei kestnud mitte aasta, 2 või 5. See lõppes alles 80ndate keskel. 50 aastat hiljem kordub ajalugu. Ainult et Egiptuse asemel on meil Iraan ja Suessi kanali asemel Hormuzi väin. Tõsi, Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde kinnitab, et kõik on kontrolli all. Euroala majandus toetub tugevale alusele, inflatsioon püsib lähedal sihttasemele. Mina ka ei taha olla maailma lõpu kuulutaja ja usuksin Lagardi, kuid kahjuks räägivad sõltumatud finantsanalüütikud hoopis midagi muud. Goldman Sachs, üks maailma suurimaid investeerimispanku, tõstis Euroopa brendi naftasordi aastase hinnaprognoosi rohkem kui 10%. Pangaanalüütikud on veendunud. Käimas on ajaloos suurim pakkumise šokk maailma naftaturul. Rahvusvahelise energiaagentuuri juht teatas, et praegune sõda Iraaniga võib viia 10 aastate suurima energiakriisini. 70ndate stagflatsioonikriisi ajal kaotas maailma majandus päevas 5 miljonit barrelit naftat. Praegu kaotab see 2 korda rohkem. Autoriteetne analüüsifirma S&P Global avaldas teisipäeval aruande euroala äritegevuses indeksi kohta. See langes märtsis peaaegu stagnatsiooni piirini. S&P peaökonomist ütleb, et koos inflatsiooniga on indeksi langus stagflatsiooni häirekell. Ettevõtjate kulutused kasvavad viimase 3 aasta kiiremas tempos, tarneviivitused on 4 aasta tipptasemel ning on ka muid ohtlikke märke. Hetkel on veel lootust halvimat vältida, kui USA ja Iisrael sõda Iraaniga lõpeb. Eks mitte homme, aga vähemalt 9. aprilliks, nagu Trump veel paar päeva tagasi kavandas. Tõsi, tänaseks on tähtaeg nihkunud mai keskpaigaks ja sõja lõppu pole veel näha. Ameerika üritab veenda Iraani, et see on kaotanud ja suruda talle peale oma tingimused. Iraani režiim esiteks ei usu Ameerikat ja miks nad peaksid pärast sõda, mida algatati läbirääkimiste kõrghetkel. Teiseks nõuab Iraan täitmatut, maksta talle repressioone ja sulgeda kõik Ameerika baasid Pärsia lahes. Trump lubas vastuseks teha Iraanile põrgu ja saadab Lähis-Idasse 2000 desantväelast. Ma tahaks loota, et see on sõjaline tants läbirääkimiste eel, kuid ausalt öeldes enam ma seda ei usu. Kui USA üritavad hõivata Hormuzi väina ning Iraan pommitab vastuseks naaberriikide naftataristut, tuleb lootusest, et halvimast pääseb hüvasse jätta. Euroopa 2 suurimas majanduses on olukord niigi halb. Saksamaal kasvab tööstus formaalselt veel, kuid eksperdid leiavad, et nõudlus on tingitud hirmust. Ettevõtted teevad varusid, et kindlustada end tarnekatkestuse vastu ja see ei kesta kaua. Prantsusmaal on olukord veel halvem, kaupade ja teenuste tootmine kahaneb, turvapatju ei ole. Lisame siia veel sõja Ukrainas ning poliitilise tüli Ungari ja Ukraina ning kogu Euroopa Liidu vahel. Ning asjaolu, et mõnedel riikidele, näiteks Eesti juhid ei taha ega oska midagi mõistlikku teha. Siiski tuleb öelda, et Euroopa Liit oskab üllatada. 15. aprillil pidi Euroopa Komisjon esitama seaduse eelnõu Venemaa nafta impordi täieliku keelustamise kohta. Kus sellel nädalal kadus see sündmus ametlikust kalendrist.
just maailma nafta hinna tõusu tõttu. Euroopa Komisjon rõhutab, edasi lükkamine ei tähenda tühistamist, ainult et uut kuupäeva veel pole ja millal see ilmub, mine tea. On Brüsselil ka teisi käike, näiteks kehtestada ülempiir CO2 kvootide hinnale või vaadata üle liiga ambitsioonikas roheline kokkulepe. Kui majandusteadlased loovad märke õigesti, peab Euroopa Liit minema üle ellujäämisrežiimile. Meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke meetmeid. Püsige terved ja kohtume mitte nädala, vaid 2 nädala pärast.